See on alanud. Olukord, mida Putin ja tema kaaslased kunagi ei arvanud juhtuvat, on toimumas. Venelased lahkuvad Krimmist. Tegelikult põgenevad Vene okupandid nii kiiresti kui suudavad ja rekordarvudes, kuna Ukraina droonirünnakud muudavad elu ebaseaduslikult annekteeritud poolsaarel võimatuks. Krimmis valitseb paanika. Kertši sild on nüüd autosid täis. Kõik kiirustavad Venemaa mandriosa suhtelise turvalisuse poole. See on Krimmi deokupatsioon, mis toimub reaalajas ja Ukraina pole pidanud poolsaarele saatma ühtegi sõdurit. Ukraina tühjendab Krimmi venelastest igaveseks ja Venemaa jaoks läheb olukord siit ainult hullemaks. Me suundume Kertši sillale. Sa oled sellest ilmselt kuulnud. Putini mitme miljardi dollari suurune monument tema kujuteldavale edule Krimmis ühendab Venemaa mandri okupeeritud alaga ning see peaks olema võtmetähtsusega, et Krimm toimiks olulise lülina sõjamasinas, mille Venemaa Ukraina vastu vallandas. Nüüd ei ole Kertši sild sugugi enam oluline lüli. See on siiski endiselt sümbol, kuid nüüd on see sümbol sellest, kuidas Ukraina geniaalne strateegia Krimmi suhtes on Putini plaanid täielikult rööpast välja viinud ja andnud alguse poolsaare derussifitseerimisele. 25. juunil teatas United24 Media, et Kertši sillal oli tekkinud 10-kilomeetrine ummik. See tohutu autode rivi ulatub Venemaa kontrolli all olevast kontrollpunktist sillal kuni Ivanivka külla ning seal on umbes 1500 tsiviilsõidukit, mis kõik üritavad teha täpselt sama asja, Krimmist minema saada. Seda tohutut ummikut on näha satelliidifotodel, mis näitavad selgelt, kui palju venelasi üritab poolsaarelt põgeneda. Skeemi Telegrami kanalil jagatud fotod näitavad, kuidas Vene okupandid paanitsevad. Kertši silla kontrollpunktides on kehtestatud ranged turvameetmed. Krimmi Vene okupandid kirjutavad aktiivselt sotsiaalmeedias oma kavatsusest lahkuda, kuna Ukraina rünnakud tabavad nii poolsaart kui ta kõiki Krimmi viivaid logistilisi teid. Isegi need, kes üritavad Kertši sillale pääseda, pole selle eest veel kaitstud, sest liiklus sillal peatatakse regulaarselt Ukraina raketi- ja drooniohu tõttu. See on reaalsus, millega Krimmi okupandid nüüd silmitsi seisavad ja ainus, mida nad suudavad teha, on põgeneda. Ja see pole nii, et me näeksime ummikuid mõlemas silla otsas. Teisel pool on Krimmi suunduva liikluse järjekord umbes kolmandik sellest, kui suur on järjekord neil, kes üritavad välja pääseda. Kui me oleksime vandenõuteoreetikud, võiksime väita, et Venemaa üritab aktiivselt takistada okupantidel Krimmist lahkumist. Seda väidet võiks isegi toetada Pravda 26. juuni raport, milles teatati, et Vene võimud sulgesid Kertši silla kell 23.51, 25. juunil ja kell 6.14 hommikul. 26. juunil, mis põhjustas tohutu ummiku ja tekitas Krimmi pool silla ooteajad, mis ületasid 4 tunni. See on peaaegu nii, nagu loodaks Venemaa, et silla tundideks sulgemine veenab põgeneda üritajaid tagasi pöörduma, võimaldades Venemaal säilitada illusiooni, et poolsaarel on kõik korras. Aga see illusioon on juba ammu purunenud ja satelliidifotod räägivad tõelist lugu. 26. juuniks teatas New Voice of Ukraine, et järjekord oli paisunud 15 kilomeetrini ja tõenäoliselt oli mingi sündmus, mis ajendas nii paljusid okupante otsustama, et nüüd on aeg lahkuda. 25. juunil korraldas Ukraina Krimmis tõelise löögirahe, tabades 38 sihtmärki, sealhulgas õhutõrjesüsteeme, naftabaasi Žankoi piirkonnas ning mis kõige tähtsam, soojuselektrijaama Simferoopolis, samuti elektrialajaamu selles asulas ja Sevastoopolis. Krimmis on praegu eriolukord nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. 26. juunil kuulutati Sevastoopolis välja piirkondlik eriolukord pärast Ukraina droonirünnakut, mis ütleb kõik, mida on vaja teada Venemaa okupatsiooni olukorra kohta linnas, mis oli kunagi Musta mere laevastiku kodu, enne kui Ukraina droonid ja raketid sundisid neid taanduma. Aga teine eriolukord on Kremlis endas, või võib-olla täpsemalt öeldes selles punkris, kus Putin täna peidus on. Venemaa juht jälgib suurt kriisi, mis Krimmis areneb. Tuhanded inimesed üritavad põgeneda. Pool saart kisuvad rünnakud tükkideks ja selle logistilised arterid lõigatakse ükshaaval läbi. Ja kui ta peidab end ning üritab teeselda, et mitte miski sellest ei juhtu Venemaa väidetava üleoleku suurima sümboliga Ukraina üle, peab Putin tunnistama üht lihtsat vaieldamatut fakti. Siit edasi läheb asi ainult hullemaks. Võtame korraks sammu tagasi. Need 38 lööki, mis Krimmi raputasid, võisid olla viimane piis karikasse. Paljudele okupantidele, kes on nüüd ummikutes Krimmi silla peal, püüdes koju põgeneda. Tegelikult näeme siin kampaania kulminatsiooni, mis on muutnud Krimmi täielikuks põrguks Vene okupantide jaoks.
Ukraina on juba nädalaid süstemaatiliselt hävitanud Krimmi viivaid logistilisi teid ning sihtinud poolsaarele suunduvaid varustus- ja kütuseautosid. Tagajärjed on kõigile selgelt näha. Need rünnakud on põhjustanud Krimmis suure kütusepuuduse. Paljudel juhtudel ei saa okupandid kütust kätte, sest see on antud prioriteedina sõjaväele ja päästeteenistustele. Väestes tanklates, kus kütust veel on, piiratakse müüki 20 liitriga inimese kohta ning bensiini saab ainult QR-kupongiga. See pole just eriti hea neile, kes üritavad kütust saada, sest internetikatkestused hakkavad juba mõjutama Sevastopolit ja võivad levida ülejäänud Krimmi. Siis on veel toit. Alates juuni algusest on Ukraina teatanud toiduainete nappusest Krimmi supermarketite riiulitel, mille põhjuseks on taas Ukraina rünnakud poolsaarele suunduva Venemaa logistika vastu. Nüüd pange end Krimmi okupant olukorda. Sa vaatad, kuidas see kõik sinu ümber toimub. Toit sinu kappides väheneb. Ja autos pole peaaegu kunagi piisavat kütust, et supermarketisse sõita. Isegi kui oleks, ei saa sa olla kindel, et saad seda, mida vajad. Aga lõpuks veab sul. Internet tuleb tagasi ja sa leiad tankla, kus müüakse kütust ning saad tegelikult oma QR-koodile ligi. Paagis on kütust, aga sa ei saa olla kindel, et saad seda teha ka homme või isegi järgmistel päevadel. Ja mitte miski sellest ei lähe paremaks. Mida sa teed? Vähemalt 1500 sõidukile, mis seisavad järjekorras Kertši sillal, on vastuseks põgeneda tagasi Venemaale, lootes, et seal pole probleemid nii suured. Põrgu alles algab Krimmi okupantide jaoks, mistõttu nii paljud tahavad siit jalga lasta. Siiski on veel üks probleem, mida tuleb arvestada. Kertši sild ise. Asi pole ainult selles, et paljud venelased kardavad, et nad ei saa kütust ja ei saa Krimmist lahkuda, kui tahavad. Nad kardavad ka seda, et Ukraina sulgeb selle ainsa võimaluse, mis neil on selle otsuse tegemiseks. Aga enne kui me selgitame, mida me selle all mõtleme, vaatate te saadet The Military Show, kus me läheme pealkirjadest kaugemale, et tuua teieni tõeline lugu. Vajutage telli, kui teile meeldib see, mida näete. Ja nüüd lähme tagasi video juurde. Asi pole ainult selles, et okupandid näevad tühja kütusepaake ja vähenevaid varusid poeriiulitel. Nad näevad ka igal pool tulekahjusid. Tohutuid suitsusambaid taevasse tõusmas, kui järjekordne Ukraina droon või rakett tabab sihtmärki. Ja mitte kusagil pole see kõik praegu nähtavam kui silla lähedal, mida venelased üritavad kasutada Krimmist põgenemiseks. Ukraina pole seda silda otseselt rünnanud, vähemalt mitte mõnda aega, kuid nad on edukalt rünnanud selle silla mõlemal pool. 21. juunil, vaid mõned päevad enne seda, kui mitmekilomeetrised järjekorrad hakkasid tekkima, korraldas Ukraina rünnakuid merelogistika, naftabaasi ja paljude teiste objektide vastu aladel, mis asuvad Kertši silla mõlemal pool. Mõnikord on nende rünnakute suits kandunud üle Kertši silla nii, et tundub nagu sild ise oleks leekides. Tegelikult see ei põle, aga see võiks juhtuda ja just see ongi kogu mõte. Kertši silla piirkond peaks olema üks kogu Krimmi kõige paremini kaitstud paiku. Me nägime neid kaitsemeetmeid Ukraina rünnakute ajal. Lisaks õhukaitsele kasutatakse suitsukatteid, et segadusse ajada Ukraina droone. Paigutatud on pargaseahelad, et takistada meredroonidel sillatugedest mööda sõitmast ja neid õhku laskmast. Tööd käivad praegu selle nimel, et rajada takistusi Kertši silla ümbrusesse vette, et peatada need samad meredroonid. Kõik need kaitsevahendid on kasutusel, kuid Ukraina on siiski edukas oma rünnakutega Kertši silla piirkonnas. Need rünnakud saadavad väga selge sõnumi, millest põgeneda üritavad okupandid on aru saanud. Kaitsevahendid ei loe. Ukraina droonid ja raketid suudavad Kertši sillani jõuda. Väärtuslikke sihtmärke tabatakse silla mõlemal poolel ning võib olla vaid aja küsimus, millal Ukraina otsustab, et sillast endast saab sihtmärk. Lahku, kuni veel saad. Ukraina võib silla rivist välja lüüa, kui iganes ta soovib, ja see tähendab, et sa ei saa enam kunagi põgeneda. Nagu selle sõnumi kinnituseks, on Ukraina muutunud loominguliseks oma hoiatuste edastamisel. 3. juuni ööl ilmusid satelliidifotod Kertši silla kaitsetest. See on juba iseenesest sõnum. Juba see, et need fotod üldse olemas on ja et need on avalikult kättesaadavad, on Ukraina viis öelda okupantidele, et ta teab täpselt, mida Venemaa üritab silla kaitsmiseks teha. Ukraina on samuti teinud Kertši sillast lähivõtteid mitmest erinevast nurgast, kasutades luuredroone, tõestades taas, et relvad, mille kohta Venemaa tahab Krimmi okupantidele jätta mulje, et need hävitatakse õhutõrje poolt, suudavad tegelikult tungida läbi ja tegutseda karistamatult. Täna tehakse veel fotosid, aga järgmine kord võib Ukraina saata droonid, mis on täidetud lõhkeainetega, et sild rivist välja lüüa, jättes põgeneda soovijad täiesti lõksu poolsaarele, kus neil muutub elamine võimatuks. Krimm on isoleerumas. Okupandid näevad seda kõike. Nad teavad, et Ukraina võib nende peamise põgenemistee ära lõigata ja nüüd üritavad nad lahkuda, kuni see veel võimalik on. Krimmist lahkuda üritavate tsiviilisikute järjekord on Putinile juba iseenesest suur probleem.
See näitab, et suurim Venemaa ülemvõimu sümbol Ukraina üle laguneb koost. Kuid selle probleemi taga peitub veelgi suurem mure. Kõik see toimub tänu Ukraina strateegilisele geniaalsusele, kuna nad on muutnud klassikalise piiramise tänapäevaseks sõjapidamisvahendiks, kasutades selleks oma droone. Ukraina teeb seda, mida kunagi peeti võimatuks. Riik, kellel pole tegelikku mereväge, blokeerib Krimmi ja teeb seda ilma, et peaks oma sõdureid ohtu seadma. Krimmi okupantidele avaldatakse enneolematut survet, nii et lõpuks võib Ukrainal olla võimalik lihtsalt Krimmi sisse jalutada ja see tagasi võtta. Ukraina on olnud kannatlik. Ta on juba kuid, kui mitte aastaid, järjekindlalt kurnamisstrateegiat ellu viinud. Ja nüüd hakkame nägema, kuidas see kõik Krimmis vilja kannab. Isolatsioonistrateegia pani aluse kõigele sellele, mida me praegu näeme. Me mainisime seda varem. Ukraina on hävitanud Vene veokeid ning lõhkunud maismaa koridore ja maanteid okupeeritud aladel, et muuta Venemaal praktiliselt võimatuks pidevalt varustust ja toitu poolsaarele toimetada. Õhutõrjesüsteemidest on mööda hiilitud või need on täielikult hävitatud ning Ukraina ei näita mingeid aeglustumise märke. 23. juunil ründas Ukraina raudteesilda, mis kulgeb üle Põhja-Krimmi kanali Krimmi sees. See on veel üks logistiline arter rivist väljas. Külas nimega Rozdolna, mis asub samuti Krimmis, korraldas Ukraina veel ühe rünnaku, seekord 28. juunil, mille tagajärjel varises osa sillast raudteerööbastele. See rünnak viidi läbi koos teise löögiga Põhja-Krimmi kanalit ületavale raudteesillale. Korduvalt ründab Ukraina, tabades sageli samu sihtmärke mitu korda. Iga sild, mis kokku variseb, on üks tee vähem, mis tähendab veelgi rohkem viivitusi Krimmi okupantidele, kes niigi raskustes on. Ja paanikas pole mitte ainult tsiviilisikud, kes üritavad üle Kertši silla põgeneda. Krimmist on saanud Putini jaoks sõjaline koorem pärast seda, kui see oli nii kaua olnud tema jaoks eeliseks. Lõppude lõpuks ei voolanud varustust Krimmi ainult sisse, see voolab ka välja. Ukraina loodud isoleerimisstrateegia tähendab, et Krimmist okupeeritud aladele suunduvad sõjalised varud ei jõua sinna, kuhu vaja, mis põhjustab suuri probleeme Venemaa rünnakutes. Nad on nüüd nõrgemad kui ühelgi teisel hetkel 2026 aastal ja Ukraina paneb Venemaa selle eest maksma. Territooriumid võetakse tagasi ja rohkem Vene sõdureid hukkub. Kõik sellepärast, et Krimm on rokeeritud droonipõhise strateegiaga, mida pole kunagi varem kasutatud. Ukraina leiutas selle kõik ja selle tulemusena tühjeneb Krimm venelastest. Aga okupandid, kes põgenevad üle Kertši silla, teavad ka, et kui nad jäävad, ootab neid veel midagi. Puudus, mis on veel laastavam kui need, mis poolsaart juba mõjutavad, järgneb kõigele sellele, mida seni oleme näinud. Ja see puudutab ühte asja, mida iga inimene planeedil vajab ellujäämiseks – vett. Krimm ei ole vee seisukohalt heas olukorras. Poolsaarel ei ole loomulikult palju magevett ja kindlasti mitte piisavalt, et varustada kõiki okupante, kes on pärast Putini ebaseaduslikku annekteerimist poolsaarele elama asunud. Venemaa teadis, et see on probleem ja Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse andmetel lubas Putin 2024. aastaks poolsaarele $12 miljardit suurteks veeprojektideks. See lubadus anti pärast seda, kui Krimm kaotas veepuuduse tõttu $140 miljonit, kuid seda pole täidetud, sest see tülikas läbikukkuv sissetung neelab kogu raha ja ressursid, mis selle võimalikuks teeksid. Nii peavad okupandid kasutama veepumpasid, et saada värsket vett. Need pumbad töötavad küll, kuid vajavad samuti elektrit. Kas mäletate mõnda sihtmärki, mida mainisime, kui rääkisime Ukraina 38 rünnakust, mis aitasid kaasa massilisele lahkumisele üle silla? Mida nad sihtisid? Soojuselektriaamu ja alajaamu, mis on elutähtsad selleks, et värske vesi jõuaks okupantide kehadesse. Väljaanne The Moscow Times teatas, et nende rünnakute tagajärjel tekkinud elektrivarustuse ebastabiilsus on juba põhjustanud veesurve probleeme mõnes Sevastopoli piirkonnas. Sillal olevad okupandid näevad, mis on tulemas. Nad teavad, et see ei jää pidama ning nad näevad, et Ukraina löögid muutuvad ainult sügavamaks, tugevamaks ja edukamaks. Neil on juba kütusest ja toidust puudus. Nüüd kaob ka vesimenüüst, kuna Ukraina ründab energiataristut, mis on eluliselt tähtis värske vee voolamiseks Krimmi. Pole ime, et tuhanded okupandid jooksevad viimase silla poole, et Krimmist välja pääseda. Kui Ukraina ei hävita Kertši silda, hävitata rohkem elektrirajatisi, võib-olla mõlemad. Ja seda kõike logistiliste rünnakute jätkudes ning Krimmi jäänud kaitsepositsioonide ükshaaval kõrvaldamisel. Kas sa tahaksid olla kerge sihtmärk maalapil, mida sinu jõuline juht enam kaitsta ei suuda? Muidugi mitte, ja sama ei taha ka okupandid, mistõttu nad panevad jooksu. Nüüd on Putinil suur probleem käes. Ta näeb, et Ukraina strateegia töötab ja ta ei saa midagi teha, et seda peatada. Venemaa ei suuda isegi rohkem õhutõrjat Krimmi tuua, sest Ukraina lõikab pidevalt läbi logistilisi artereid, mis seda võimaldaksid.
Nüüd peab Venemaa tegelema sisuliselt põgenike sissevooluga, kes naasevad massiliselt mandrile. Kujutage ette, et see ei peatu. Ja 15-kilomeetrised järjekorrad, mida näeme Kertši sillal, vallandavad kõigi Krimmi okupantide põgenemise. See on umbes 2 miljonit inimest, kes üritavad tagasi Venemaale minna ja see on suur infrastruktuuri probleem, millega Kreml peab tegelema. Mis neist inimestest saab? Nad on harjunud elama kohas, mis peaks olema venelastele luksuslik sihtkoht, nii et nad ei lepi sellega, et saadetakse kuhugi kaugesse piirkonda, kus Putin saab nad unustada. Nad sisenevad kohe Kertši silla kaudu Venemaa kõige tihedamalt asustatud piirkondadesse ja tahavad edasi liikuda riigi jõukamatesse piirkondadesse, Moskvasse ja Peterburi. Need on sellised linnad, kuhu endisi okupante tuleks nii palju, et neid oleks võimatu eirata. Tuhanded okupantidest põgenikud oleksid kõige kindlam märk kõigile, keda Putin veel suudab veenda, et Ukraina sõda läheb hästi, et asjad on tegelikult väga-väga valesti läinud. Sõda jõuab koju teistsugusel viisil. Ja võib-olla just nii, et see paneb lõpuks Vene rahva tahtma midagi oma hullumeelse juhi vastu ette võtta. Mis puudutab Putinit, siis krooni juvel läheb kaotsi. Okupatsiooni all olev Krimm muutuks sisuliselt tohutuks kummituslinnaks, ilma nende venelasteta, kes arvasid, et nende president suudab neid tegelikult kaitsta. Putini veerandsajandi pikkuse valitsemise suur edulugu Venemaal lõppeks järjekordse läbikukkumisena. Ja maailma arusaam Venemaast muutuks jäädavalt. Putin ei suuda isegi pool saart hoida, rääkimata sõja võitmisest Ukraina vastu. Me näeme juba, et see juhtub. Putin ei suuda kaitsta Krimmi, Moskvat ega ühtegi teist kohta, mis jääb Ukraina droonide ulatusse. Sõja hoog on muutunud ja kui Kertši silla järjekorrad kasvavad, tekivad Ukrainal ja tema liitlastel võimalused noa veelgi sügavamale lüüa. Krimm on Putini võimu sümbol. Kui see laguneb ja Ukraina alles alustab, siis Putini sissetung Ukrainasse peab lõppema. Ja justkui asjad ei saaks Putini ja Venemaa jaoks veelgi hullemaks minna, nägid nad seda kõike ette, ega saanud midagi teha, et seda peatada. Ukraina plaan on lihtsalt liiga täiuslik, alates ideest kuni teostuseni. Me oleme sellest plaanist juba põgusalt rääkinud, aga kui soovid tõeliselt põhjalikku ülevaadet, siis meil on sulle ideaalne video. Lõks on juba käivitunud ja Venemaa siputab, oodates oma lõppu. Saa meie videost rohkem teada ja ära unusta tellida The Military Show, et saada rohkem infot Putini Krimmi katastroofi kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!